ja kolmanda põlvkonna juht siis toob hästi tugevalt fookusesse juht sellise suhtekapitali, kus ta ei mõtle ainult selle peale, kuidas klient rahul oleks, vaid ka selle peale, et kuidas töötajas tekitada selline töötaja kogemus, et ta tahaks siin töötades endast parima anda. Ja siin ei ole see vastutus mitte selline sotsiaalne juhi vastutus, et sa pead oma inimesed õnnelikuks muutma, vaid juhul, kui juht tunneb, et tema töötajad tõesti tahavad siin töötada, siis nad annavad endast ka parima ja see muudab juhi elu lihtsamalt. Sest fakt on see, et juhil on vaja neid inimesi motiveerida, et nad ei pingutaks ainult oma eesmärkide nimel, vaid et nad päriselt pingutaksid nende ühiste eesmärkide nimel. Ja siin juhtidel on kasutada 3 võimuliiki. Esimese põlvkonna juht kasutab sellist nagu jõudu, hirmu, teise põlvkonna juht püüab olla eeskujuks oma teadmiste, oma oskuste, selline nagu eksperdivõimuks nimetatakse seda, ja kolmanda põlvkonna juht siis inspireerib. Ehk siis võib-olla inspireerib inimesi see, et ta on ise nii oma arenguga käed küljes tegeleb, inspireerib ka teisi oma arenguga tegelema ja kõik see paneb siis inimesi pingutama mitte ainult oma töö nimel, vaid rohkem nende ühiste eesmärkide nimel.